mina isiklikult alustan iga enda päeva mõttega, et hinga ja naerata ja kui ma viin seda naeratust teisteni, siis ma arvan, et kellegi päev on juba parem sellest. See lootustunne tegelikult, mis ikkagi sisse jääb, et kellegi elu, kellegi päev on parem kui ehk oli eile. Et kui ikkagi teha nagu oma tööd südamega ja ikkagi sul on mingi visioon ja mingi sihuke tunne, et ma tean, mis ma teen, siis on tegelikult ka kõik võimalused, ja siis need raskused võib-olla ei tundugi nii rasked. See on minu vajadus panustada, aidata ja võib-olla tuua oma optimismiga sellist särtsu siia ellu. Siin on väga palju eneseteostuse võimalusi. Siin on väga hea võimalus õppida ennast tundma inimesena. Siin on väga hea võimalus aidata ja väga hea võimalus leida erinevaid koostööpartnereid. Tänasel päeval sotsiaaltöötaja on hea nõuandja, kohati võib-olla isegi sõber ja kindlasti suur abi ja tugi. Nii et see on üks väga hea lahendus ühele inimesele, kes tahab siis tegelikult olla inimeste inimene, kes tahab olla näoga inimeste poole, abivajajate poole. Nii et selles mõttes üks paremaid kohti. Sotsiaaltööd kunagi sa ei tee üksinda juhina ja mis toetab täna mind ja mis paneb mind tahtma seda tööd teha veel rohkem ja veel paremini on minu meeskond. Käitu iga inimesega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse. Ja mõtle siis korraks selle peale, kui sina peaksid abi vaja. Kuidas sina ootad ja tahad, et sinuga käitutakse. Sotsiaaltöö on ju töö, see kui sa teed seda südamega või siis sa ei tee seda nagu üldse. Ka vabal hetkel on tegelikult ju neid olukordi, kus sa ikkagi nagu lisaks sellele, et sa oled tavakodanik ja märkad mingisugust olukordi, kus on vaja võib-olla toetada või nõu anda, et jah, sellest kujuneb ühel hetkel mingisugune selline elustiil rohkem välja, et sa oledki nagu, ilmselt on see tunne, et sul on otsa ette kirjutada, et sa oled sotsiaaltöötaja. Selle töö kindlasti üks kõitvaim pool ongi see, et sa näed väikseid töövõite, sa näed, kui kliendi elus midagi muutub, sa näed, et sinust justkui oleneb midagi, et keegi võib-olla loodab su peale, et sa oled vajalik, kuskil oodatakse sind. On muidugi ka tagasilööke, millises valdkonnas ei oleks, eks ju. Ja kui sind korra on kuhugi perre nii-öelda nagu vastu võetud või sind on usaldama hakatud, et siis see on väga suur asi. Selles valdkonnas ei ole ükski päev eelmise päevaga sarnane. Igas päevas toimub midagi. Mõni päev on rahulikum, on rohkem seda päikest, mis ennast ka nagu rõõmsamaks teeb, aga on päris palju ka selliseid pilviseid päevi, aga ma nagu need pilvised päevad elan selle mõttega üle või lootusega, et sellele pilvisele päevale järgneb tavaliselt ikka päike ka. Kunagi peab ju tulema see päike. Kõik need otsused, mida ma teen lootusega, et kui kunagi mina sellesse vanusesse jõuan, et keegi minu eest ka niimoodi seisaks ja mind nagu toetaks ja hoiaks. Mis sotsiaaltöös hoiab, on see, et kui kliendid kiidavad. Ikkagi see, kui see teeb tagasipeegeldust. Sotsiaaltöös tavaliselt väga sellist positiivset tagasisidet ju ei saa, eriti klientide käest. Aga see, kui sa näed, et mingi muutus on toimunud, et midagi on teistmoodi ka enne ja vaatad, kas see on nüüd tingitud mingisuguste protsesside algusest või et see on nagu hea tunne. Sellest hetkest saadik, kui ma asusin sotsiaaltööd õppima, sain ma aru, et täpselt see on see, mida ma tahan teha ja jumal tänatud, et minust näitlejat ei saanud või et mind lavakasse vastu ei võetud. Ma arvan, et ka sotsiaaltöö on väga loominguline töö. Et vaatad inimesele otsa ja saad aru, et kuidas sa temaga käituma pead, et võib-olla oled mõelnud ühtemoodi, aga kõik asjad tuleb ümber mängida. Et elu on ka natukene üks suur teater. Sotsiaaltöös ärasilmsus ilmselt on kolleegid, kes teavad ja tunnetavad, kes saavad poole sõna pealt aru, mida sa üritad neile selgeks teha või öelda. Ja need väikesed töövõidud kindlasti alati. Need hoiavad sära silmas, et väike samm ühiskonnale, aga tohutu samm sotsiaaltöötajale.